kui mina ja teie oskaksime sellest kotitäiest Tatrast tõenäoliselt teha ainult putru, siis perekond Mihkelsoo suudab sellest teha peaaegu et kõike. Vajadusel isegi madratseid. Nõukogude ajal oli siin vana juurviljaladu ja see ruumid olid siin ikka päris kohutavas olukorras, nii et siin on tehtud täielik kappremont, valatud uus betoonpõrand, mis on selle tehase vist kõige suurem investeering. Ja siis me oleme 2 aastat vaeva näinud ja kõiki neid ruume remontinud ja uuendanud ja EAS-ist saime arengutoetust ja tänu EAS-ile me siis saime ka neid põhivarasid, seadmeid, köögiseadmeid osta. Toodame siin siis toortatart, erinevaid jahusid, tangusid, loodusmajuseid, küpsiseid ja Tallinnas me tegeleme endiselt, kirjastame raamatuid. Andsime just hiljuti välja isetervendaja käsiraamatu esimese osa ja siis Tallinnas on meil kontor, turundus ja Tallinnas me nüüd ka korraldame isetervendamise seminare tervisliku õhtusöögiga, kus siis ka tooraine tuleb siit tehasest. Euroopa hotellis kokk valmistab meie retseptuuri järgi toitusid ja õpetame inimesi, kuidas siis toortatra abil saab oma tervist hoida ja ka tervendada. Ja siis on meil siin tehases 5 toredat usinat töötajat ja ka tootmisjuht. Mihkelsoode Tatra operatsioon võtab enda alla pea terve Eesti. Pealik Virgo tõmbab niite Valgamaalt, Nelli toodab Tatrast maiusi Ida-Virumaal Kohtla vallas ja turundab seda kõike Tallinnas. Palju tehakse seega telefoni ja Skype'i teel. Sügisel pääsukese märgi saamise järel võis Nelli isale helistada ja torru hõisata. Tšuu! Tšuu on selline vahva positiivne sõna, mille mõtles välja minu vend Virgo, kuna ta meil tootearendusega tegeleb ja tšuu siis on rahvusvaheliselt, ta tähendab võiduhüüjat. Näiteks kui Suurbritannias naisterahvas ostab endale kingad, mis maksavad 200 €, maksab nende eest 100, siis ta hõikab tšuu. Et see on siuke võiduhüüja ka spordis, lauatennises väga levinud. Ja siis on Pokemonis meie teada üks tegelane, positiivne tegelane selle nimega ja tšuu on ka seotud positiivselt suudlemisega. Et praegu on meil ka siis see tšuu sõna on toiduainete kategoorias siis Euroopa Liidus ka patenteerimisel. Teie poolt siis? Jah, Remediway poolt. Nii et te tahate öelda, et teie mõtlesite selle sõna välja, kuigi tegelikult seda juba kasutatakse igal pool? Me võtsime ta kasutusele toiduainete sektoris. Ja need on siis, võib nimetada neid toortatra kummideks, energiapalaks, et 3 kommi sööd ära on sul kõht täis ja nende koostis on hästi lihtne, hästi naturaalne ja maitsev, et seal on väga palju õunajahu, meie enda Eesti Antonovka õuntes tehtud, seal on ehtne Eesti mesi, puhas oliiviõli, toortatar, mis on kergelt röstitud ja toortatrajahu ja natuke kaneeli. Ja keegi siin köögis siis muud kui aga need hakkavad külge ka üksteisele. Käsitöö, jah. Võtab aga selle taine nii-öelda, veeretab palli valmis ja paneb siia topsi. Täpselt, just. Ja ma maitsen seda siis. Õuna maitse tuleb küll kohe välja ja tatart on ka tunda. Ja väga mõnus on küll. Kui lihtne või siis just keeruline on teil saada Eestist mahetatart? Mahetatart kasvatab minu isa oma talus 20-30 hektari peal sõltuvalt aastast. Siis on meil üks väga hea partner Ambla vallas, kellel on 200 hektari peal tatar ja meil on neid partnereid veel, et me testime, peab olema mahetunnustus kindlasti ja siis me käime koha peal, vaatame, kus see tatar kasvab. Et see ei ole raske, tatar on väga tänuväärne taim, tema tapab endal ise ära kõik umbrohud. Et ka põllumeestele soovitus kasvatada tatart ja tema juures on veel see hea, et teda ei saa pestitsiididega pritsida, sest siis see taim lihtsalt sureb ära. Nii et see on ka inimestel hea teada, et kui nad söövad toortatart, siis on kindel, et teda ei ole mitte kuidagi mürgitatud. Ja tatar on ka midagi sellist, mis igal pool Eestis tegelikult peaks kasvama. Praktiliselt igal pool, Saaremaal, Lõuna-Eestis, Kesk-Eestis, Raplamaal, et vist Tallinna ümbruses ka me oleme muide ise kasvatanud, aga sealt ei saa võib-olla nii head saaki. Mesilasi peab kindlasti pidama, kui sa tahad tatrast rohkem saaki saada. Teie isa on tatraga tegelenud 20 aastat. Nüüd on teil olemas operatsioon, mis hõlmab kogu Eesti. Kas ambitsioonid siin piirduvadki või vaatate juba Euroopat ja tervet maailma? Ja me oleme alustamas eksportiga Soome, et meil on just ekspordiplaan valminud, nii et me tahame 2016 aasta saavutada siis samad müügikäibed, mis on meil siin Eestis ja siis Soome järel ka Rootsi ja Saksamaale oleme juba piilunud ja Suurbritanniasse, nii et on e-pood tehtud, mis on rahvusvaheline
ja toortatar on nagu Eestis oleme me juba nii palju tööd teinud, et seda teatakse ja tuntakse kui väga head organismi puhastajat. Nii et Soomes ja paljudes teistes riikides on ka see teadlikkus ja terviseteadlikkus väga kõrge. No siis on küll varsti nii, et kõik Eesti viljakasvatajad peavad hakkama tatart kasvatama, et maailm ära toita. No ma arvan, et Rukkis jääb ikka ka meil au sisse ja Oder ja Kaer ja et gluteeni probleem on ja on tõusev probleem üle maailma, aga kindlasti on ka, kõigil ei ole gluteeniga probleemi. Nii, no ma kujutan ette, et päris putru sellest teha ei saa, mis siin on, see on vist ainult tatra kest. Ja pudrumaterjal on juba tanguks ära töödeldud, see on juba ära sorteeritud, siis seadmega ära puhastatud ja siin on siis kestad ja kestad on meil näiteks meie täistera jahu ehk siis Eesti toortatra tumeda jahu sees. Need annavad sinna väga palju kiudaineid. Kui näiteks tavalises toortatra jahus on 2,7 grammi 100 grammi kohta kiudaineid, siis selles tumedas jahus on kuni 16 grammi, et kohe 5 korda rohkem. Ja kestasid me kasutame, need tuleb ära puhastada, et siin on veel natukene seda tatra tangu prahti sees. Ja. Need me puhastame ära sorteeris ja siis nendega täidetakse patju, mida on 3-4 erinevas mõõdus. Madratseid toodame ka suurtele vooditele, beebivooditele. Absoluutselt iga gramm kõik kasutatakse kasutame ära. Täpselt. Kuulge, aga kust kohast kogu selle operatsiooni juhtimine käib? Kas teie isa töölaual Valgamaal nii-öelda on üks punane telefon, millelt ta siis helistab vajadusel Ida-Virumaale, vajadusel Tallinnasse, hõikab alumisel korrusel naist ja nii edasi? Meil on selleks oma eestimaine Skype ja me peame Skype'i teel konverentsikõnesid, et üks kõne oli meil siin just laupäeval, nii et isa-emaga on Viiratalus, mina oma kodus Tallinnas ja vend oma kodus Tallinnas, nii et me isegi Tallinnas ei pea selleks ju kohtuma, et Skype'i teel saab väga hästi asju ajada. Aga vanemad kipuvad ikka õpetama või nii-öelda lubavad ikka õpetavad ja annavad head nõu ja, aga ikka jah, muidugi. Nii nagu ikka lastevanemate vahel see ikka on, et lapsevanemad on ikka targemad, see on alati kogenumad, jah.